Me kulgeme kolmemõõtmelises maailmas, mille lisamõõde on veel aeg. Kuid on teadlasi, kes panevad kahtluse alla nii kolmemõõtmelisuse kui ka aja. Kas maailm on hoopis hologramm, mille meie mõte loob meeltega tajutavaks? Enamikul paranormaalsetel nähtustel on oma tõepõhi. Koserevi katsed aitavad seda seletada. Sellel teemal räägib keskkonnateadlane Reet Priimann oma vaatenurka ajas olemisele. Lisavad Veet Mano ja Errol Vares. Ma töötasin 80-ndatel ja 90-ndatel aastatel 70-ndate lõpust alates Tartu Ülikoolis aeroionisatsiooni ja keskkonnafüüsika laboris vanemteaduri ja juhtteadurina. Tollase Põllumajanduse Akadeemia ja ka Tartu Ülikooliga koostöös oleva keskkonnafüüsika ja keemia labori õppetooli juhatajaks professoriks. Ja peale seda ma siis olen tegelenud keskkonnaharidusega nüüd pensionieas. Aga tegelenud olen ma innovaatilise teaduse tasemel. Me tegelesime üle liidu õhuionisatsiooni uurimistega. Me olime ka koostöös Novosibirski tollase vene õpetlastega. See koostöö oli küll väga põgus, aga ühte kui teist me ikkagi tegime ja teadsime nende töödest. Ja nüüd need Koserevi peeglid on leidnud edasiarenduse just Novosibirski teadlaste rühmas, Novosibirski teaduste akadeemias, meditsiiniinstituudis ja nendes asutustes. Ja aluseks on võetud Nikolai Koserev. Это очень серьезно. Если наука не будет заниматься пространством Козырева и развитием инструментария, не только зеркал, мы очень многое потеряем позитивного в экологии, но обнаружится очень много страшно негативного. Ta oli elu lõpus Pulkovi observatooriumi direktor ja tegeles astrofüüsikaga. Tema ülesanne oli uurida kuu ja päikese ja taevakehade nende koostist ja nende toimimist ja nende eripära võrreldes maast. Ja sellest, kui ta juhtis näiteks teleskoobi päikesele, siis päikesele endale ja päikesele kõrvale, natuke päikese kiirguse sfääri ja päikese kehasfääri, näiteks piltlikult nii öeldes, siis ta leidis siis nendest teatud nihked ja nende nihete järgi sai välja arvutada ja näidata, siis tema lõi uue innovaatilise suuna. See on aeg-ruum. Ja tema siis väitis, et aeg on energia ja kestvus. Ükski planeet, ükski täht, ükski galaktika ei kesta ega ta ei jõua nii palju energiat eraldada, kui ei ole aega, sest aeg on see, mis annab asjadele energia ja tuuma. Siis ta kasutas ilmselt intuitiivselt, aga võib-olla ka, et need tähed olid kõik ja kuu on kõik erakujulised teatud nõguspeegleid. Ütleme, niisugusest metallist, kui me paneme see nõguspeegel, see nagu peegeldab seda aega ja ta väitis, et aeg kui niisugune selles dimensioonis, mida tema mõõtis, on lõpmatu kiirusega ja see toimib momentaalselt. Aeg peegeldab seda ajaenergiat just diamagneetikumide pinnal. Niisuguste fooliumitel, alumiiniumtopsikutel ja nii edasi. Ja vasel, roostevaba terasel
ja igasugustel metallidel, no diamagneetilistel pindadel, ütleme niimoodi. Mis selle peegelduse tagajärjel on? Kui ajaenergia, kui aeg on energia ja inimene paneb selle kopsiku pähe või vaatab, siis selle ajaenergia juures võimendub see mõte, mida tema saadab kuskile välja. Ja selle mõtte võimendumise teel taga olid biosensorid, mis siis saatsid selle mõtte teatud välja. Ta peegeldab välja selle info, mida mina mõtlen. Ja niimoodi ma võin telepaatiliselt sidet kanda eemale. Katsed tehti Novosibirsk, Dixoni saar, Šotimaa, Kanada. Tähendab, ma näitan seda piltlikult näpuga. Vaatame, siin on üks sõel ja see alumiiniumsõel. Ja nüüd, kui ma panen selle näpu siia, siis see alumiiniumpind peegeldab ajaenergiat. Kui see näpp on mul vigane või midagi, siis see ajaenergia võib taastada rakud, kui ma nendele rakkudele mõtlen. Viimasel ajal on nüüd paar kuud tagasi ilmus Physical Reviews üks suur artikkel holograafilisest maailmast. Ja tundub, et see maailm on tõesti hologramm. Nagu kassatšeki see ribavöö on nii, et igas kriipsus, igas millimeetris, igas nanomeetris kriipsus peegeldub kogu info selle tehingu kohta, selle kauba kohta ja selle kohta, mida me ostame. Universumi hologramm. Selle teooria lõi Leonard Susskind koos teiste innovaatiliste teadlastega. Nad leidsid, et maailma info on peegeldunud kahemõõtmelisele pinnale, holograafilisele pinnale. Meie aju, meie tunnetus dešifreerib selle kahemõõtmelise pinna, kui ta mõtleb oma olemasolust. Ta mõtleb automaatselt, et see on nii. Aga kui ta mõtleb jõuga, siis koos ajaenergiaga see hologramm saabki tõeks. Aeg, ruum, kestvus, energia, kõik on üks. Meil ei ole minevikku ega tulevikku, on ainult olevik. Ema tunnetab, kui laps on haige või kuskil nutab ja ta on tööl ja ta tunnetab seda ära. Mingi 6. meel talle ütleb, et ta peab kiiresti minema lapse juurde, et lapsega on midagi juhtunud. Kui palju neid juhtumeid on olemas. Ja see on see, kui me näeme küll maailma 3-mõõtmelisena, aga see 3-mõõtmeline on tegelikult 2-mõõtmelise ruumi projektsioon ja alateadvus võib-olla projekteerib seda 2-mõõtmelist ruumi ja hetkeks, mis tundub oluline, kus toimub põimumine, see on holograafiline põimumine, siis hetkeks ta tunnetab seda. No, ja kuidas tegi Einstein oma katsed, kas keegi seda teab? Tal ei olnud arvutit, tal oli ainult paber ja pliiats, eks ole? Kui paljud vanad iidsed teadlased on teinud katseid, kus on käes ainult paber ja pliiats või polnud pliiatsitki. Ta keskendus ja ta keskendub sellele lehele ja korraga tulevad ta pähe mõtted, ei tea kust Soomest ja Saarest. Aga seda võib igaüks teha. Sellest on välja on arendatud meditatsioonid, välja on arendatud siis igasuguseid erilisi tehnikaid. Aga eks iga aju ole ise moodi. Ja nüüd natukene Kaznatšejevi töödest, mis on seotud otseselt selle Nikolai Kozerevi peeglitega. Tema tähtsam töö on see, et sellisele nõgusatele pindadele, metallipindadele, diamagneetilistele pindadele, lehtedele reageerivad mitte üksi aju, aga kõik keharakud. Ja kui nüüd panna haige rakk siia kuskile ette, siis need rakud paranevad kiiremini, sest öeldakse, et infoväli on üks
aeg on üks, aeg, ruum, kestvus, energia, kõik on üks, meil ei ole minevikku, ei ole tulevikku, on ainult olevik. ja tuli välja, et need rakud, mis siin said terveks selle ajaenergiaga, need rakud andsid info ka teistele rakkudele ja teised rakud reageerisid sellele. See peegel ainult kiirendab protsessi, aga kõik elus kandub edasi üksteisele. Mõtleme, kui tuleb tervendaja ja tahab aidata tõeliselt südamest, siis tema väli toimib, see lihtsalt mõjub. Katsuge öelda, et see on pseudoteadus, kui see on praktikaga ära tõestatud. Ühiskonna areng oleks siis väga ideaalne, kui me kõik tunnetaksime sellist holograafilist maailma ühtsust. Vast siis ei oleks nii palju sõdu ega inimvihkamist, sest me kõik oleme ühe välja, ühe kosmilise hologrammi dešifreerijad, kuidas me seda elu dešifreerime endal mõttes. Rakkude toime distantsilt ja väljade mõju tuhandete kilomeetrite taha, läbi mõttevälja, läbi energiavälja, mida Gaznatšajev ja tema töökaaslased Novosibirski ülikoolis uurisid, on üks näide, et me elame infoväljas. Meie teadvus on kosmiline teadvus. Meie kehad on ainult nagu arvuti kõvakettad ja teadvus on nagu tarkvara, mida me peame installima ja juhtima, nagu me tahame. Я думаю, что это новый поиск. Это эпоха новой парадигмы на планете Земля. Мы к ней присоединились, мы углубляемся в меру наших возможностей. Mul tuleb meelde Vlail Gaznatšejevi viimane intervjuu 2013. aastal, aasta enne oma lahkumist. Ja ta ütles, et kõik Vene ja maailma teadlased, alates vedadest kuni siis nüüd meie päevani välja, on tunnistanud Vernatski, Šardrini teooriat, on tunnistanud vedas seda atmat, seda kõige olevat, seda eetrit, seda algust. Nad on valgustunud ja leidnud selles elus mõtte. Nad ei kahetse surma, sest surm on vaid ühest dimensioonist teise minek. Aga see infoväli, mida nad kannavad, see meie teadvus, kosmiline teadvus, mina, see jääb igavesti. See ei kao. Võib-olla on see Jumal. Teadus on läinud kui niisugune alternatiivitu mõõtmiste tulemusena niisuguste dogmade tõestamiseks on kirjutanud maailma üks innovaatilisemaid teadlasi Rupert Sheldrake. On kirjutanud 10 käsku, miks meie teadus on stagneerinud. Vanasti iidsel ajal sina pidid teenima, sest niimoodi oli Jumal käskinud teha. Siis nüüd tuleb kummardada mõõtmisi teadust ja teaduse bürokratismi. Eksisteerib noosfäär, infosfäär, eksisteerib kõige elava ühtsus. Praegu teadus deklareerib, et nüüd ei eksisteeri mitte enam noosfäär, aga nüüd eksisteerib nekrosfäär, kui inimesi maetakse maha bürokraatiliste dogmade, üha raskemate meetodite asjade järgi. Inimesed ei suuda sellele kaasa minna ja toimub taandareng. Любое новое встречает бешеное сопротивление старого. Любые легенды, они содержат какое-то рациональное начало. Непорочное зачатие Девы Марии. Не надо вещества, достаточно поля. Так же, как мы передаем с пробирки с молекулами ДНК на другую пробирку, где ничего нет, а только вещество, из которого состоит ДНК, кирпичики, а из этих кирпичиков только предстоит молекула ДНК, мы передали информацию сюда, и эти кирпичики выстроились точно в такой же ДНК. Вот вам непорочное зачатие, понимаете? И поэтому мы можем оперировать информацией от предков от наших и входить, так сказать, в те времена, когда еще мы не жили, и видеть их. Вот такую историческую правду можно через наши с вами хромосомы
Обнаружить. Но это дело далекого будущего. Pjotr Karjajevi katsetest, see on laine geneetikast, mis seostub jälle selle aja energiaga ja selle vooluga. Kui sa võtad oma noorepõlve pildi ja vaatad seda noorepõlve pilti ja kujutad edasi ette, kuidas sa siis olid, sa tunned ennast paremini. Kui me vaatame seda ümbriku siin, siis siit on footonid, see ümbrikust peegelduvad footonid meile silma ja need footonid peegeldavad kogu infot, mis siin ümbriku loomisest kuni sellest saadik on. Ja sama ka pildis. Infomaailmas info säilib, midagi ei unune. Kui me teeme neid katseid, siis leidub palju inimesi, palju sõjardlik, kes hakkavad rahvast hävitama innovaatilise teaduse nõksude abil. Sellepärast ei ole need tehtud kõigile kättesaadavaks. Ka saates ei saa neist kõigist rääkida. Kuid need toimivad. Need tuleb alles hoida, kuni ühiskond jõuab sellele tasemele, et neid saaks avaldada. Elas üks niisugune mees nimega Villi Melnikov, oli Afgaani sõjas. Мой взвод попал под осколочный минометный обстрел, и весь погиб, кроме меня. Я был сильно контужен в левую височную долю, зону Брока, так называемую, где располагаются участки мозга, ведущие знаковыми структурами. Центр Брока – это участок коры головного мозга, который отвечает за речевую функцию. Если происходит его поражение, то зачастую человек полностью теряет способность связно формировать речь. Однако нейрохирурги зарегистрировали несколько уникальных случаев, когда при поражении зоны Брока человек становился полиглотом. Так случилось и с Вилли Мельниковым, который знает 140 различных иностранных языков. Saita na lampa, cum stare spusture, diebotul nactis, camus gabax. Otocinara, soriki, konitira kora, osoidana sokudeno, soicine. Одойцере, сотубайцере. 5, например, языков пришло ко мне из ниоткуда. 3 из них я потом смог опознать. Американские психоневрологи, с которыми я познакомился на одном из международных конгрессов 20 лет назад, сказали, да у тебя же феномен ченнелинга. Это некий такой канал в ноосферу. И якобы вот этот пояс, такой, как его еще называют, эпоха психозоя. Вот, такой пояс информационный, где скапливаются все знания живших до нас на Земле людских поколений. Вот. И наблюдаются время от времени либо врожденные, либо приобретенные в виде последствий мощного стресс-фактора посттравматического, спонтанное подключение к этому поясу ноосферы. Koserevi peeglid ei peegelda mitte ainult minevikku, aga ka tulevikku. Tähendab, et inimesed, kes võtsid Dixonilt vastu selle Koserevi mütsi all istuva mehe informatsiooni, ta joonistas ühe lennuki ja võttis vastu selle lennuki, aga see, kes seda vastu võttis, ta ainult kavandas seda teha ja katsed olid järgmisel päeval. Aga see mees ennetas ühe päeva ja ütles, aga nüüd te teete selle lennuki. Kuidas ta oli? Sest nad kavandasid plaani mõttes ette. Ja see mõtteeksperiment jõudis sinna. Aga see ei olnudki Koserevi peegel. Antud juhul siis see aju oli Koserevi peegel. Ja mida rohkem on inimestel teadvust, mida rohkem on inimesed teadlikud oma olemisest, minu meelest siis seda sõbralikumad nad peaksid olema. Sest me kõik oleme üks ühtne väli. Veetmaana maailm on terviklik. Aeg on olevik
keha ja meel on ühine, et kogeda maailma. Tal on meile näpunäiteid, kuidas selles elus koos oma keha ja meelega paremini hakkama saada. For me, the time dimension is always in the present, to be here and to live this moment fully. Yes, you have to plan for the future to catch the flight and something is coming, but to live one moment at a time. We tend to get lost in time because we're too much involved in the sixth chakra. So when your heart chakra opens more, you stay more in the present, and at the same time you can function with all the planning and future projects and future schedules, but your energy is grounded in the moment. So right now I feel the presence of this beautiful tree near me, I feel the sunshine coming in on my cheek, and I can still talk at you. I'm not too worried about tomorrow or the next moment. I'm just right here, everything right here with you right now. It's very important to choose the place where you sleep. It's also important to choose the place where you live. Choose the place where you work. Choose the place where you walk. Choose the place where you are. It's always important to learn how to stay present, because in the present we have the real contact with existence, with the real physical existence and energetic existence around us. When we go in future too much in past, we're just relating only with our sixth chakra. We're missing the contact with all the beautiful nourishment of the life around, like the sun, the wind through the trees, the sounds, the birds. With the relation with the plants, they're my friends. They're a part of existence. I love to see the green. I used to work in the National Park Service in the USA, so I just completely love being around green plants, the flowers. I never pick a flower myself to give a dead flower to somebody. I always like live plants. I always love to let things grow. And I always want to respect the nature and give my love and wish to each little plant around me. You know, the question about what we're missing when we're not in contact with the existence, we miss so much love, we miss so much big vastness, such a big freedom. I was recently showing somebody some pictures of me when I'm playing with the baby tigers and the lions, or when I'm swimming with the sharks in the ocean, or I'm in the big waterfall in South America. The existence is big, it's very nourishing. And our training is usually for the sixth chakra, so most of us don't actually have the feeling of how beautiful the contact with existence can be. So instead of trying to explain it to you only in words, and with words I say it's awesome, it's wonderful, it's expansive, it's exhilarating, I invite you to start to practice meditation so that you can open your heart again and open your senses to all the different feelings. Paljud meie hädad tulevad sellest, et me unustame maa ja looduse. Me oleme selles maailmas ikka lähemal loomale kui arvutile ja oma kehas elades ei võime läbi lõigata sidet maaga, taimedega, veega ja väekohtadega. Errol tuletab meelde, kuidas kas või linnas leida rohelist oaasikest, et end loodusega laadida. Kuule vaata, nüüd oleme selles paikkonnas või niinimetatud õppeplatsis. Vaata kui huvitav, linna keskel ja selline oaasikene ja võimaldab teha siis tervendusprotsesse. Selles mõttes fantastiline, et linnas sellised kohad on. Ja siia juurde kohe mõtlemine, et ega ei pea väekoha peale minema kuskile kaugele. Kõik on ju meil lähedal.
sõpru ligimees ja aitab mentorina, et kes on hädas seal ja üks sõber võttiski ühendust, ütles, et kuule, et vaatame minu alkoholismi taha, et kas leiab mingeid lahendusi. See on täiega küll, et saame kokku, et magistrali keskuses kohvikus teeme väikse sellise tutvumis- või psühholoogilise analüüsi, eks ju. Ja siis järsku kere tõusis üles, et kuule, lähme välja jalutama natukene. Tulime siia ja keha hakkas siis näitama need trajektoore, eks ju, et mida me teeme siin ja kuhu me lähme. Ja koht ise kutsus ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuule, sarnasus on nende eelnevate kohtadega ja et kuule, et nüüd hakkabki see töö siin pihta. Ja siis hakkasin seda uurima, et mismoodi ta töötab. Alguses sa käisid siis üksi nagu ise seda kontakti loomas ja kaardistamas? Et isegi tead, siin on võimalus niiviisi, et üks asi on koha peal uuring, aga siis on veel võimalused sellised, et sa teed uuringu kodus paberi peal, mõõteriistadega, kas pendliga või mõõdad ära. Näpp peale ja pendel teises käes ja tabelites ja ja ma näitan sulle nüüd natukene paberi peal ka seda loodustervendamise kulgu nüüd. Väga oluline on see suhtumine, kui siia sisenetakse. Sisenemise teed, väravad, siis see ringtee siin Allikapargis, risttee. Miks see park sellist tervendust või fenomenaalsust pakub? Ütleme esiteks vesi, eks ju. Allikad hakkavad tulema siit, ütleme kõrgemast osast allapoole. Nende allikate päritolu on Ülemiste järve imvesi. Eelkõige on siin tähtsus selles, et kõikide maakoore peal olevate olemite, nagu ütleme loodustasand ja elustasand, kõik tegelikult sõltub maa seest tulevatest maajõujoontest. Ehk siis ütleme tervikuna võttes siis geopatogeenne tasand. Ja nüüd, kui seda tasandit nüüd tähele panna või sellega arvestada, siis peaks väga peenelt üldse detailplaneeringutes vaatama, kuhu sa midagi ehitad. Sest siin võivad olla mõned majad täitsa surmasooni peal ja kujut ette, sa paned terve selle suure majatäie rahvast paned siis ütleme haigusloosse sisse, kui räägime haigusloost, informatsioonist. Kui ma olen nüüd linnainimene, niisugune tõsine pühendunud linnainimene, see ei välista oma kodu juures looduse leidmist, kontakti leidmist elusa loodusega. Et inimene õpib kõige paremini kohalolust ehk siis olevikulisest tasandist, siis järsku ta avastab, et näed siinsamas nurga taga minu maja kõrval on kõik need õppematerjalid ja platsid olemas. Minu jaoks valgustatus tuleb inimesega või lapsega tuleb sünniväravatest kaasa, muidu ei saa üldse eksisteerida. See valgus on kohe kaasas, aga nüüd see valgus kaetaks kinni ühiskonna normidega. Ja siis, kui on vaja jälle need kihid maha võttavad, siis seda teeb loodustasand, aitab. Pluss head seltskonnad, teatud ideoloogiad, filosoofiad. Et üks asi on, mis me koolkonnas, kas siis õppematerjalina tavalises koolis või siis kõrgkoolis õpime, et kõik on raamitud. Aga nüüd vaataks üle raamide natukene, et kuidas on taimede perekondade seis, hingestatud seis või kuidas taimevaimud asju ajavad. Kuidas on võimalik taimedega suhelda telepaatiliselt, neid isegi enda juurde kutsuda, kus iganes. Et see on selline mängumaa, et ta võiks olla igaühe nagu koduses teadmises. Et taastuks see sama nagu mõte, et eestlane oli ka ju metsarahvas. Ma usun, et me nagu tegelikult tuleme nende teadmistega, eks jah? Nagu sa isegi ütlesid, et see valgus on meis kõigis sünnihetkel ja et kuidagi see meie ühiskonna ülesehitus, see, kuidas meie sotsiaalsed süsteemid toimivad, et see nagu hakkab meid, see aitab meil toime tulla ühiskonnas, jah? Aga meid kui isiksusi piirab, sest tarbimine teatavasti väga pikalt ei toida, on ju.
jah, me võime ju planeedi ära tarbida ja mis me siis teeme, noh, kui meil on nüüd siis tõesti võib-olla seal kosmoselaevad valmis, et me sõidame kuskile mujal planeedi peale, aga seal ei ole jälle ju rohealasid ei pruugi olla ju. Sellepärast meie planeet on ainulaadne, et siin on rohealad. Kui me näiteks näitlikult pakume sellise versiooni välja, et me oleme siin komandeeringus, oleme avakosmosest pärit, meil on siin hingetasandi rühmad, et siis no kujut ette, kui me oleme siin planeedil võõrad, siis me ei oskagi seda koduks pidada ju ja me ei oskagi selle tasandi eest hoolitseda. Et see on see vastus, et miks me raiskame kõik, et ma leian, noh. Põhjusi on võib-olla ju mitmeid, et õpime hinge tasandi kogemustest. See on, ütleme, selle sündimise põhjus, et me õpiks ära läbi olukordade hingele vaja minevat informatsiooni. No. Et siin on võimalus võtta nüüd allika veega, veestihjaga ühendust selle protseduuri ajal, pluss siis neelava iseloomuga maajõujooned. Ja nüüd maajõujooned varieeruvad, nad on, ütleme, ühe sammu puhul on üks neelav maajõujoone otsik, siis näiteks on 0 maajõu otsik, siis on pluss maajõujoone otsik. Sellisel kujul nende maajõujoonte peal jalutamine siis nõksutabki inimese mõtlemist. Et kui näiteks inimesed kuskil jalutavadki, esimene asi oli see tervendamise aspekt on jutuajamine. Jutuajamisel vahetuvad energiat, inimeste vahelised energiat, üks annab teisele ja kergendab teise olukorda, ütleme ärakuulamine ja nii edasi. Loksutatakse maajõujoonte mõjuga läbi ja asetatakse siis õigele kohale. No, mida ei ole vaja, see imetakse ära kohal, nii et jalutamine on üks A ja O. Et näed, kui siin on, ütleme, palju alkohoolikuid ka, siis on hea näide, eks ju, et neelav paikond töötab kooskõlas. Nii, nüüd me tulime sellisesse kohta, kõige paslikum koht enda puhastamiseks. Et haiguslood ikkagi tulevad väljaspoolt inimese sisse, mitte ei teki siin. Ma nüüd täitsa spontaanselt niimoodi ütleks ja vahel, et mulle tundub, et need inimesed, kes on oma südames leidnud kontakti loodusega, et nad tajuvad ennast osana tervikust, osana loodusest, jah. Et neis on ka vähem hinnangulisust ja rohkem sallivust erinevate eluolukordade ja inimeste erinevate elukäikude suhtes. Näiteks kui me praegu siin ütleme juttu ajame, siin all on teatud tsoon, kas ta nüüd on, kui ära mõõta, kas ta nüüd neelava-alaline või on ta kiirgava iseloomuga, et sellest olenevalt siis meie jutu temaatika võib muutuda. Kui nüüd võtta näiteks näitena, siin on haljastuse puhul tehtud ringtee, siin on pingid, igal pool on veetasand, maajõujooned ja keda siin kõige rohkem on näha? Kõige rohkem on näha gruppe inimesi, noori või alkohoolikuid. Ja kui nüüd alkohoolikud kuskil näha, kus ta nüüd istub maha või avab oma pudeli, siis võib kuidagi arvestada, et see on neelava iseloomuga koht. Sest alkohoolik ei lähe napsutama mõistuse järgi, mõistuse kaudu, vaid teda viib sinna alateadvus juhendus läbi rakumagnetismi. See tähendab seda, et alateadvusest antakse suunad, mine nüüd napsuta seal, kus see koht viib ära neelavalt sinu mured, sinu mõttemüra ja nii edasi. Saad kohe aru, et neelava iseloomuga koht, väekoht, ütleme nii, kus saab tervendusprotsesse teha. Imepärane detail on veel ka see ringtee ja kui me nüüd suuname veel selle jalutuse päripäeva minema, siis see võimaldab nagu kruvi keerame siis ikka allapoole, eks ju, läheb sisse. Samamoodi me aitame kaasa nendel meile mitte kuuluvatel infoväljadel või energiatel meist siis väljuda. Omakorda veel lisaks veele ja maajõujoontele, et see käimine siis päripäeva on sellest tingitud.
Sanglepp on selline esinduslik antenn, taimed on ju antennid, vahendavad kosmilist informatsiooni alla pinnasesse. Et sanglepp teeb seda väga ideaalselt kõrge puuna. Siis tominga näiteks, siis tema õpetab sõbralikkust, sõprust. Oletame, et ma olen urbaniseerunud linna Ja. hästi ratsionaalse mõtlemisega, et tõenäoliselt üsna hea akadeemilise haridusega ja loodusest päris kaugel, aga ma nüüd tunnen, et nagu võiks ja tahaks, et mis see esimene samm on, et kust selline inimene peaks alustama? Aga oleneb kõik sellest, kas ta on uudishimu peale rajatud või ta on elu, ütleme, teatud hetke või perioodi, saatuses on teatud perioodid, sellised murdepunktid, kus inimesel on ette nähtud teeraja valik. Et üks periood on läbi, näiteks kui me võtame seda tervet elu jagame näiteks 3 või 4 osaks, siis selge see, et kui noorus on ja noorusesse kuulub igasugune füüsiline tegevus, enda ülesehitamine, perekondlik mõõde, haridus ja nii edasi, nii nad ütlevad, et kuskil peale 40. hakkab see avarduma siis sisemine osa või see huvi. Kui sa keskeaks oled nagu oma materiaalsed ambitsioonid kas teostanud või ümber mõtestanud, siis sul on aega rohkem süüvida. Siin on ikkagi, kui sa kulged järjest samm haaval küpsusesse, siis tulevad sinu ümber õigel ajal õiged pakkumised. Elu hakkab ise toetama. Jaa, elu hakkab ise toetama, jah. Ma usun, et sa oled ka märganud, et on hulk niisuguseid ennast otsivaid inimesi, kes tormavad ürituselt üritusele, laagrist laagrisse, käivad erinevate tervendajate, sensitiivide, šamaanide, ennustajate juures. Lõpuks ei ole ikkagi rahul, et nad on läinud nagu otsima siis seda kala onju ja on õnge ära põlanud. Tervendada päevast päeva inimesi, siis jäävad inimese peale ka haiguslugude seosed. Kuigi me saame ju oskame ennast puhastada ja niiviisi, aga kui me käime kõik nendest haiguslugudest läbi, kes on selleks sündinud, on iseasi. Ja kui ma enda peale mõtlen, et kui ma tahan tervelt elada ise vanaduspõlve ka kõik, siis mul ei ole neid vaja, et ma parem õpetan inimest, kuidas ise ennast tervendada, et see on see põhimõte. Millist nõu sa annaksid inimestele? Sa otsivad seda oma kohta, ma ei ütleks, et tervendada, ma ütleks näiteks, kas võib korrastada oma mõtteid, sest kui me oleme sellel väga argitasandil, siis ega me ei anna oma liigutustele väga suurt sügavat ja vaimset sisu. Vaata, paljud inimesed otsivad selliseid üldteada ja tuntud väekohti ja loodavad sealt ammutada endale seda väge. Või kuidagi äratada endast seda uuesti, oleks vist õige öelda. Ma olen ka seda meelt, et ei pea alati minema iseendast väga kaugele, et tõenäoliselt inimene valib oma elupaiga siiski niisuguse, kus on talle hetkel ongi tema arenguks vajalik keskkond. Ma arvan, et siin on tark nii episoodiliselt teha, vahepeal lähedal, vahepeal kaugel. Samamoodi, kui inimene on teatud keskkonnas, linnaruumis on väsinud, tal tekib ikka tunne, et käiks kuskil reisul ära. Kui me hakkame vaatama takistajatest, kes siis inimest takistavad enda sisemise potentsiaali avanemise osas, siis üks kurjajuur on siiski mõistus. Mina teen lihtsalt sellisel puhul, kui ma tunnen, et mõistus võtab minu üle juba mingi sellise suure rolli, siis ma lähen teatud võtetega enda sisekosmoses ja teavitan mõistusele kui olemile või olendile, et sind ei ole praegu vaja. Arvesta, linn on uusi autosid täis, uusi maju, kõik on ju liisingu rahvas, krediidirahvas. Muu maailma poolt toodi krediidisüsteem sisse ja oleme kõik päris orjuses selle kaudu. Pealispind särab, proteesid või abivahendid on meil säravad kõik, ütleme, mis tegelikult aitab meie staatusele, hoiakule kaasa, aga sees kõik alateadusruumis või organismiski
me kurname sisemuse ära lihtsalt sellepärast, et me peame kuskil näitama, et me sellist elu elame. Et see on nagu minu arust paha. Elu ei ole rajatud ehtsuse peale. Kui me mõtleme ka et miks mul vaimsust on vaja? Vaimsust on vaja väga lihtne sellepärast, et see on pool maailma juures. Kui me näeme kõikide füüsiliste asjade olemust, informatiivset ja nende taha ja veel seoseid kaugemale, see ei ole ainult pool juures siin elus, vaid see on midagi enamat juba. Kui me mõtleme seda üliteadvusesse suubumist juba, et alateadvusruumis oleme, ütleme, seal oskame teha, siis juba vaim juhatab meid üliteadvusesse, siis on juba kanaldused ja muud teadma tarkused. Lähme võib-olla sedasi natukene, et siis tuleb selline asi juurde ja tema las jääb siia magama. et kui kasvu hommiku näo peale vett pannes, siis sellega keskkonna laastamine, looduslike kestliku ühiskonna hävitamine, kõik selle juures. See on entroopia. Sinna me areneme ja sinna areneb teadus, mis on siis mõõdikute teadus, teaduse füsikaliseerimine. Ei usuta enam inimeste alatunnet, ei alateadvust, etteaimtust, intuitsiooni, vaid usutakse ainult mõõtmisi. Aga kas Einstein mõõtis? Aastaid on möödunud, need teadused on alles. Kas Platon, mis andis oma maailmasüsteemi, kas tema mõõtis? Ta tunnetas seda. Ja selle tõttu on entroopia väga kiiresti kasvanud ja süntroopia, mis loob selle kestliku arengu, looduse kestliku rütmide. Ja kuna meie oleme planeedil Maa seotud, siis planeet Maa ja meie oleme tasakaalus. Tuleks teha niisugune koostöö füüsikalise, ütleme maailma tunnetuse ja intuitiivse maailma tunnetuse vahel. Ma ei ütle, et see on religioon, see on tunnetuslik, folkloorne. Meie emakese maa rütmide tunnetus pluss kosmiliste rütmide tunnetus ja mõõtmised. Mõõtmised on vajalikud, aga need ei ole ainuõiged. Ainuõige on see, mida inimene tunneb südames. Ma arvan, et kes südames teeb ja tunnetab loodust, see võib olla päris lihtne maainimene. Võib-olla tal on 7 klassi haridust või 9 klassi, mitte rohkem. Ja ta teab võib-olla rohkem kui mõni professor, kes teeb oma mõõtmisi ja mõõdab ja mõõdab ja mõõdab ja jääbki mõõtma.